sadamasse kõigepealt. Klaipeda. See on nüüd kaubasadam. 300 kilkooti on siis nebu. Niimoodi hakkab praegu pihta see Klaipeda küla. Ja siin ei ole veel postkaste. Ja siin on platsi veel. Ja teispool samasugune. Vaadake teispool ka. Ei ole madal maa, tõusa soo. Madal maa ilma haljastuseta. Need oleks samal. Mis see nüüd siin siis on? No. Elamukompleks. Issand, kui jäle. Jumal, inimesed elavad. Ja need huvitav ja need autod juba seisavad ees seal ühel real. Jumal, missugune. Jumal, kas need poissmeeste kohturid on? See on nüüd ju Klaipeda siis, jah? Aga linnapiir oli või? Ei, me ei ole linna veel sisse läinud. Täitsa lõbus lugu. Ja milline maastik on, et natuke küngast on ka. No, veidi. 30 aastat tagasi. Kus on Katlamaa kostnud. Oi, kus on Katlamaa kostnud. Kütab vist küll üksinda tervet. Ja 30 aastat tagasi olid suured laevad siin. Ainult. No vot, see on see Kerko torn, see on nüüd see vana osa. Ja seal, kus nüüd kõrgoone, seal peaks olema nüüd see uus magala. Jah, üle raudtee. Kus peab minema? Aha, me hakkasime siit edasi sõitma, jah. Hotel keset linna. Me sõidame uutest majadest mööda, kuni hakkavad majad, mis ehitati siis, kui polkovnik Brežnev oli president ja peatar ja kõik muu kokku ja seal äkki hõikab Jaan. Kohvik on alles veel. Milline? See nuka peal? Selle nuka peal? On nüüd, jah, peaks olema see koht, siin ma püüdsin oma 25. sünni peal. Ui, lähme! Savalainen oli ka ligikapist siin. Kas see Paldai silt ka oli seal või? Ma ei mäleta seda. Või oli mingi teine silt? Mingi teine. No see Paldai on äkki mingi saia pood. Kaamerahoidja magas kohvikuukse maha ja see pilt on pärast siia sokutatud. Aga esialgu sõidetakse edasi sinna, kus peaks olema kontor. Jäämuna 24 oli meil Haandis. Ja külmoone on siin. Jah. Reservuata. Mina kirjutasin Jaanide. Niemuna 117. On nüüd. 113. Aga Jaan näitab üle tee. Näed, värav on siin. Mis see sinu firma värav või? Jah, ja siin oli see kontor. Vaata, 22 näed on siin. Siis oli jah, kontori aadressil olimegi registreeritud. Sinu kollane, seda sinna. Mis siin majas oli? Siin oli see, tehnikaosakond ja siis abid need värgid siin. Need sinu grupiref, jah? Jah, grupiref oli siin. Siin majas ma olen 6-5 vahel istunud. Teise korras koridoris akenti juures passin, tõmbasin suuts. Aga mis te seal passimiste? No ei, reservis. Reservis. Ja enne kuskil keegi sai laeva. Keegi tahtis puhkusele minna või niimoodi. Vaata, milline pikk maja on. Oi, see näeb nagu välja nagu vangimaja, näed, see on trellid ees. Vilgutaja tuleb sealt. Mis ta tuleb? No, küll. Aga vilgutaja, need vilkurid on uued. Kollane vilkur. Ja need märk. Siin oli teine külmoone. Tassi ref-mehaanik oli Jaan. Nüüd tuli meelde. Sinna tahapoole ka minna.
mis tähendab teine värav? Siin oli õlleputka. Laevaremondi teema. Siin oli õlleputka. Jaa. Siin on, kus see sinine peldik praegu on. Jaa. Siin oli linnaliini bussipeatus, jah, sellega sai linna peale. Ja näe laevaremondi. Ja mina sain siis väravast sisse ja mina sain siis sinna laeva peale. Elus esimest korda nägin, missugune oli see laeva. Ja mis Nahitse vann oli üks ja mis pagana nimed need olid. Jaan, olid või? Noh, Neeva peal see vist. Tähtis silt siin. Ja ongi, oi sina lugeda ei saanud, mingi ühisfirma oli. Me küll teeme niimoodi, teeme selle pildi seal ära. Ja siis teeme liigud. Ja siis Lähme sinna kohvikusse, mis selle nimi oli. kui seal üldse enam kohvik. Seal oli, teisel pool oli uks. Võib-olla on see kohvik. Ja siin sealt paistab üks karm laeva korstenid ja mis värv. See on mingi, kurat see teab, mis laev see on. Ja kohirohi õitseb siin nii. Raudrohi, mitte kohirohi. Raudrohid. Laulke nüüd sellest raudrohust midagi. Mis laul on raudrohust? Mina ei tea. Peab olema. Mina saatsin juba siia selle aadressi kõik kirjad. Ja siis oli laeva nimi ja Jaan meie ees. No, Joint Stock Tever Dorning. Steve Dorning. Ma ei tea, mis see Steve Dorning on. Stivitor on laevavarustuse või see. Laevavarustuse. Nii. Nüüd on see, et 30 aasta järel saabus 31 aasta järel saabus Jaanis Meiesaaras suguvõsaga. Ajalooline momentas. Aga kahjuks ei ole mu tütreid siin. No sa nüüd... Järgmine trett on tütred. Ja väimed veavad siis. Nii, Jaan väidab, et trellid on siin alati olnud. Äkki tuli lutikas või mitu isegi. Paraati, Jaan, kuule võta punalutikas ülesse. Võta lähemalt, näed, kus ta läheb, matkab. Näe, poig on kõrval. Oi, ja siin on ka veel. Alatskivi lossi juures oli peale koloonia nagu sipega koloon. Õudne, kuskil oli veel neid ja need on nagu kartulimarjade peal. Strateegiline objekt. Ma teen kohe. Järgmises osas kajastatakse Jaani kontakte elanikkonnaga.